Tšau, Liisu siin. Juhtus selline lugu, et mu töökoht pani mind Pokemoni lennuki peale ja saatis Singapuri. Lendasime sellise lennufirmaga nagu Scoot ja me valisime Scoot Plussi, mis on siis selline nagu premium economy laadne asi. Tegu on küll odav lennufirmaga, aga Scoot Plus sisaldab sööki, internetti ja ka pagasit. Lend Singapuri kestis umbes 6,5 tundi ning meil oli plaanis Singapuris olla umbes 4 päeva, et käia konverentsil. Jõudsin Singapuri. Pärast kohale jõudmist seadsime ülemusega sammud hotelli poole, jätsime oma asjad sinna ja liikusime edasi ühte coworking space'i, kus me siis natuke aega paar tundi tegime tööd. Kui tööga enam-vähem ühele poole saime, siis liikusime edasi söögikohta otsima ja üks sõbranna oli soovitanud, et Singapuris kehtib samuti reegel nagu ka Jaapanis, et kui on järjekord, siis järelikult on hea. Seega seadsime ennast järjekorda ja oli aeg süüa minu esimest korralikku sööki Singapuris. Ja siinkohal nüüd väike ülestunnistus. Ma absoluutselt ei mäleta, mida ma tellisin. Ma lihtsalt mäletan, et see on kana ja riis maitses natukene jasmiini järgi. Ja lisaks siin te näete, mul on mikrofon küljes, aga ma ei salvestanud juttu, nii et ma ei salvestanud ka oma enda selgitust, et mida ma sõin, kuna ma ei kontrollinud, kas mikrofon üldse sees on. Geenius. No nii, jõudsin vahepeal hotelli ja selline on siin minu tuba. Esiteks pisikene kööginurk ja samas kohe ka pesumasin ja riiete riputamiskoht. Huvitavalt kompaktne. Siis keset tuba on kraanikaus, peegel. Siin on minu läbipaistev vannituba või duširuum. Normaalne. Ja väike töönurk, telekas, voodi ja nagu te võib-olla märkasite, aknaid mul ei ole. Meil sai valitud sellised toad, kus aknaid ei ole. Töökaaslane valis, pole hullu. Tuba on mõnus, aga jah, siuke omapärane valik. Kuna ma too õhtu enam peaaegu üldse ei filminud, siis ma lisan siia natuke pilte. Nimelt ma teadsin küll, et Singapur on selline segu erinevatest kultuuridest, aga mis mind üllatus oli see, et ka Araabia kuulub sinna hulka. Nimelt meie hotell oli araablaste linnaosas Araabia tänaval ja sellepärast siis ka sellised pildid. Siin me siis läksime hommikusööki sööma ühte kohta, mis on natukene selline kuulus, veits nostalgiline, vanamoodne, traditsiooniline Singapuri hommikusöögi koht. Koreを卵にディップして食べる。それでもいいと思います。これにカヤバターっていうバターと、カヤペーストっていうジャムのバター線入って、これだけでも美味しい。美味しい。Ma ei tea, kuidas neid eesti keeles nimetada, aga Singapuris on populaarsed sellised söögikohad, kus sul on nagu hästi palju erinevaid söögikohti koos ja siis igaüks valib endale, mida süüa tahab ja siis niimoodi, sellises kohtades sõime ka päris mitu korda. Vahepeal liitus meiega veel üks töökaaslane ja meil oli väga põnev juhtum taksojuhiga. Nimelt töökaaslane istus ette ja taksojuht andis talle kätte valge kilekoti ja ütles, et hoia seda. Et siin on lilled mu naisele. Ma tülitasin oma naisega. Nice. It's a plant. It's not only the rose. Yeah, oh really? So this one, if you take care, they will keep coming the rose. Oh, nice.
ja terve ülejäänud päev põhimõtteliselt tegin tööd, oli üks tööüritus, workshop ja pärast seda oli üks pidulik õhtusöök. Ja järgmine hommik algas siis põhiline üritus, mille jaoks me tulime, konverents. Läksin kohale, terve päeva olin jalgadel, rääkisin, filmisin, pildistasin. Ja konverentsil oli ka söök kohal, hommikust õhtuni kogu aeg meid ainult söödeti ja muidugi ma filmisin seda. Seda ma enam nii väga hästi ei mäleta, aga see siin on laksa, mis on siis populaarne supp seal, seda ma küll ise ei proovinud, aga see nägi väga hea välja. Ja uskuge või mitte, pärast konverentsi jäid veel kõhud tühjaks ja liikusime edasi ainult oma tiimiga õhtusööki sööma, milleks siis olid sellised pelmeenilaadsed asjad. Konverentsiga ühel pool, kõhud täis ja tagasi hotelli magama. No nii, tere hommikust! Täna tulin siia Gardens of the Bay aedadesse ja plaanis on siin natukene ringi jalutada. Siin ma olen ja mul on mingi paar tundi aega, kuni ma pean lennujaama minema. Mul pole täna midagi mida teha, vihma sajab täna, aga jah, vaatab, mis siin on. Veits mõtlesin, et käiks seal ära, seal on üleval siuke koht, kus saab jalutada. Aga kuna ilm on nii halb ja vihma sajab, siis ma vist ei hakka seda tegema ja maksan raha ja lähen hoopis sinna lillepaviljoni, mis paviljon, ma ei tea, mingi botaanikajalaadne koht on siin. Nii et ma lähen arvatavasti sinna, kuna mida muud mul Singapuris vihmase ilmaga teha on. Kindlasti on palju muud, ma pole uurinud, aga ma küsisin Geminilt, et mida 100% tegema peaks ja siis öeldi, et mine lilli vaatama. Nii et ma lähen lilli vaatama. Jäi. Hinnad on sellised. Soovitatakse võtta neid bundleid, kus mitte kõik on koos, aga ma arvan, et ma võtan ainult selle, kuna mul tegelikult ei ole nii palju aega, aga et vaatan võib-olla ainult ühte siis. Ja muidu oleks tahtnud selle võtta. Aga jah, kuna ilm on halb, siis ma ei hakka seda tegema. Et jah, sellised plaanid. Pilet ja nüüd lähme sinna lilletee juurde, lähme lilli vaatama. Tükk aega mõtlesin, kas ma peaksin Singapuri reisile võtma kaasa teksad ja ma polnud kindel ja siis Gemini ka ütles, et ära võta teksasid, ära võta, aga siis kui ma siia aedadesse hakkasin tulema või mõtlesin tulla, siis Gemini just vastupidi hakkas soovitama, et kuule, panne teksad jalga. No hea, et ma ei kuulanud seda enne ja ikkagi pakkisin need kaasa, sest siin on päris jahe. Kui ma siia kõndisin, siis taksojuht rääkis mulle, et praegu on parajasti tulpide teema, et võib-olla eurooplasena see mulle ei paku huvi, aga ma ei tea, ma nüüd praegu siin vaatan ja päris kena on.
halva ilma tõttu ma väga ei jõudnudki midagi teha oma vaba hommikuga, aga lõunaaegu siis seadsime sammud ülemusega lennujaama kaubanduskeskuse poole. Nüüd olen lennujaama kaubanduskeskuses ja tulin siia vaatama lennujaama suurimat vaatamisväärtust. Üks teine taksojuht jutustas mulle, et enamus inimesed, kes lähevad seda vaatama siin, nad piirduvad ainult nagu selle vaatega, mis on sissepääsu juures, aga et tegelikult võiks veel minna eskalaatoriga ülemisele korrusele ja siis võiks ka minna kõige alumisele korrusele, et näed siga külje alt seda, kuidas seda nimetatakse, kosk, purskkaev, ei ole purskkaev, vesi, langev vesi. Ma saate aru küll, mis ma mõtlen. Taksojuhid muide Singapuris on väga sõbralikud ja väga jutukad. Olen praegu Singapuri lennujaama kõrval kaubanduskeskuses, ma ei tea, mida süüa ja avatud selline asi. Ei tea, mida süüa. Praegu kinni uuesti. Okay. Ja oligi aeg meie lennu peale minna ja enne seda, kui meid lennuki peale lasti, siis kutsuti mind sinna leti äärde millegi pärast. Ma olin väga üllatunud ja tuli välja, et kuna lennuki tüüp muutus, siis ma sain downgrade'i ja mul ei olnudki enam Scoot Plus ehk siis mul ei olnud seda laia mugavat istet, mis mul alguses oli, vaid olin tavalise kitsa istme peal. Ja aga see on okei. Söök oli mul ikkagi, internet enam millegi pärast ei töötanud, aga see on okei. Peaasi on see, et ma jõudsin elusa ja tervena tagasi Jaapanisse ja juba varsti on ka järgnev vlog Jaapanist tulemas. Okei, kõik selleks korraks. Tšau!